Lugupeetud Naiskodukaitse esinaine, lugupeetud Järva ringkonna esinaine, lugupeetud naiskodukaitsjad, kallid külalised. Mul on hea meel kõiki naiskodukaitsjaid täna õnnitleda ühe olulise tähtpäeva puhul. Me räägime täna küll taasloomise 17. aastapäevast, samas teame, et ajalooliselt on naiskodukaitsel pikemad juured. Mul on hea meel tõdeda, et see organisatsioon on nii-öelda ka meie maakonnas kindlalt jalga kinnitanud ja käib seda jalga ühtselt kogu meie malevorganisatsiooniga. Ma arvan, et ei valeta siin kellegile, ei iseendale ega teile, et kui väidan, et Järva malev on üks väga hea näide sellest kooslusest, kui hästi saab üheskoos toimida. See näide haarab siis tegelikult lisaks naiskodukaitsele ja maleva liikmetele loomulikult ka meie noori. Ja selles mõttes on mul ülimalt hea meel olla selle maleva eesotsas. Kui tulla nüüd tagasi natukene ajaloo sündmuste ja käesolevate sündmuste juurde, siis siingi võib leida palju paralleele, mis puudutab meie esimese vabariigiaegse nii-öelda naiskodukaitse eelkäijat ja tänast. Kui varasemalt, ütleme siis aasta oli 1935, sai naiskodukaitse riigilt kindla ülesande tegeleda meditsiini poolega, toitlustuse poolega, siis täna juba teame, et kõikidest nendest eelnevatest sõnavõttudest ja sellest huvitavast videoklipist, mis tegelikult ka ei valeta ju, et kes see naiskodukaitse on ja millega nad tegelevad, lihtsalt sealt olid teatud osad, ütleme suurem osa võib-olla jäänud nii-öelda eemale või kõrvale, et mida need vastajad kahjuks ei teadnud. Ma tean väga selgelt, et tänavu on naiskodukaitse teinud sellise tubli sammu ka kodanikukaitse osas ja nimelt on nad siis ülitanud ühe uue kursuse. See on siis ohutushoiu kursus ja see näitab samamoodi väga selgelt kindlat sihti, et millega meie tublid naised tegelevad ja soovivad tegeleda. See on kindel soov ja tahe panustada nii oma riigi, oma kodude, oma lähedaste julgeolekusse, turvalisusse. Ma tänan teid kõiki südamest, armsad naiskodukaitse liikmed, aga kindlasti tahan anda siit pool ka üle siis endapoolsed kingitused. Kahjuks ma ei saa neid kõigile jagada, aga selleks kutsun siis siia Järva ringkonna esinaise ja jaoskondade esinaised. Need on mõningased töövahendid, et te saaksite sama tublit jätkata, nagu te olete siiamaani teinud. Kahjuks saame ei saa nagu kõiki, nagu teie soovi niimoodi ütleme ausalt, siis bürokraatlikest takistustest tulenevalt otseselt rahuldada. Küll aga ma arvan, et need asjad, mis siin on, need on siis kindlasti vajalikud. Kas mingi nimekiri liikus ringi või? Mis te nõudsite seda? Soovide nimekiri. Ja selles mõttes tõesti meie naised tantsivad, teevad süüa ja kõike seda, mis seal videoklipis näha oli, et väga tublisti. Veel kord suured tänud teile.